head uut aastat siis. Alustame siis uut aastat kohe esimesel töiselt, et oleme jõudnud siia minu töökotta, et ilmselt paljud pole näinudki, et siuke töökoda mul on. Ühesõnaga, siin on alati miljon projekti, miljon asja, igast huvitajaid asju. Et jah, mida siin kõik ei ole, enamasti ikkagi landid, võistluslandid, katkised ridad ja igasugused vajalikud tarvikud, poolikud projektid. Tool on nagu hea näide, kus on tooli nühitud, et aga okei, alustame. Siin üks väike rõngavahetus vaja teha. Tundub, et siin on ka midagi ise kokku kompunnitud. Proovime selle ka originaali lähedaseks teha. Vaatame, kuidas õnnestub. Saabus siis üks pakk. Vaatame, mis on siis saadet. Väidetavalt on siin siis üks ridva käe, mis vajab natukene taastamist. Nii. Mis siin siis on? No nii. Siin siis sükene lugu, et on vaja taastada. Proovime selle siis kokku liimida ja puudu olevad osad juurde liimida. Ühe tükidelt. Vaatame, kui keeruline see on, et põhimõtteliselt see enda praegu kokku ja siin on üks väike auk, et see osa tuleb ära täita. Et sihukene väljakutse kohe uuel aastal. Aga midagi, proovime selle kuidagi kokku saada. Et liimisin ta kokku. Laseme tal ära kuivada ja siis vaatame. Ilmselt tuleb lihvida ja siia tuleb veel tükikene EVA-t leida. Vaatame, mis välja tuleb. Nii, siin peaks siis olema rõngas. No paneme siis rõnga. Teeme see vähe ruumi. Otsime õige lahendusega. Niidi. Nii, niit on leitud, peaks sama sarnase efekti andma. Mitte küll 100%, aga üsna lähedane. Paneme teda pinki ja vaatame.
tuleb paraja pingega siia alti peale panna. Kuna need niidid on kergelt venivad, siis tulebki sihukese ühtlase pingega, mitte väga tugevasti, aga kindlasti ka mitte väga nõrgasti. Nii, mis siin siis ikka? Asetame rõnga paika ja kasutan alati Specium liimipulka, mis aitab siis selle rõnga siia fikseerida peale. Nii. See tundub, et on õige, aga siin tundub, et on rõngas natukene kõver. Tuleb natukene modifitseerida. Eks on rõngas on kahjustada saanud ja siis on ta deformeerunud. Nii. Tundub, et koht on enam õige. Siin on deformeerunud rõngad ja veel. Nii. Siin ei olegi muud kui kus see koht võib olla siin oma koht. See on kõik paigas. No nii. Korras. Tahate kindlasti natukene lähemalt näha. No, vaatame siis natukene seda lähemalt. Ütleme nii, et ma praegu filmin telefoniga, et mul oli siin üks hea vlog-kaamera, siis uppus ära. Seda üles ei leitud ja sinna paika see mul jäigi, et siis on üksikud asju olen telefoniga teinud, aga on plaanis osta sihukene parem vlog-kaamera, et teile seda sisu näidata. Nii. Teeme siis lõpusõlme ka ja siis ta peakski hea saama. No nii. Näivõtt on vist paigas. Vahepeal on siis see käevideme värk siin ära kuivanud. Vaatame. Viimisin siia ka selle jupi. Mis siis siit välja tuleb. Ega siin ei olegi, siin on siuke puhtalt lihvimistöö. Siin tuleb hakata vaikselt lihvima ja siis näis, mis siit välja tuleb. Käsitöö ja masinaga teha ja kes ma proovin masinaga ka teha. Masinaga teha, siis peab ta pinki panema. No vaatame, ta pärast pinki, vaatame, mis tuleb. Kuna siin sai vahetatud ka otsalangas, siis tuleb ka siia uus mähis teha. Jätkame siis siin.
hakkame siin. Siit poolt läbi. Ei pea nii selgamasinatele minema. Nii. Palju siis maksab rõngavahetus, et no see on ka alates 15 eurost, et see siis saldab juba rõngast, et kõik oleneb muidugi mis kvaliteediga rõnga, et siin on muidugi Fuji siukene keskklassi rõngas, et see ongi siuke 15 eurot koos vahetusega. Kallimad titaaniumid võivad jääda siin juba rõngas puhtalt ise siuke 20 eurot pluss. Titaanium toortsid see näiteks keraamikaga. Titaanium sikk on kindlasti odavam. Toortsid see on siis kõige kallim. Titaaniumis siis metallosa ehk siis rõngaraam. Ja keraamika siis vastavalt ja kas sikk või siis juba tipp on. No nii, tuleb pärast depo alla panna ja saatus, selge tuleb. Nii. Ma teen karvu maha. On valmis siin tehtud. Kanname ilusti peale ja nagu originaal. Et miks seda nagu vaja on jälle seda mähissi ja see tugevdab seda kohta ja siis EPO on kindlasti selle ülemineku kohta, et nöör või tamiil karvaseks ei läheks näiteks selle rõnga selle servaga, et ega siin muud imet ei olegi. Siin teisel rõngal samamoodi ja kanname EPO peale. Ette enam siin natuke vale pidi. No nii, ikka või pidi. Et siin on kohe näha, kuidas värv muutub. EPO tõmbab sisse. Imendub niidi läbi niidi siis tekitades sellise kergelt läbipaistva efekti. Nii nagu Westini originaalis on. Et see on üsna siis ligilähedane siis sellele originaalile. Et rüttudel siis või rõngaste mähised siis on spetsiaalne EPO. Ei ole tavaline ehituspoe mingi EPO, et siin ta on elastne, ta ei kivistu 100%, et ta jääb siukene kergelt nagu öelda kummine. Et kui ta kivistuks, siis ta tekitaks ridvale täpselt sellesse kohta siukse kõva tüki või põlve, ehk siis jälle see oht, et hakkab murdma. Siis ongi, et see niit on elastne, kerge pingega keritakse peale, et annab järgi ja siis ka EPO samamoodi. Et painduks või mängiks ridva paindumise ja asjadega kaasa toimega, et ei hakkaks ritva selle koha pealt pooma. No nii. Joo.
kui siia veel väike õhumullike sisse, siis saab siin natukene korrigeerida. Nii, nüüd ei saa ühtegi mulli olla. Ja siis ta niimoodi suke 10-12 tundi kuivab. Noh, mina jätan ta ööpäevaks tavaliselt kuivama, et kui ma sama päev teen, siis järgmise päeva nii-öelda siis hommikuks või on ta kuivanud, et on ta puutekuiv. Ja noh, küpsuskuivus on siis siuke, öeldakse, et 24 tundi. Vot nii. Selle ridvaga on valmis. Paneme ta kuivutuspinki ja kuivutuspink on siis mul selline. Siia mahub siis, ma saan ka seal üks veel 15 tõita, siis saan korraga nagu kuivama panna, siis ta siin keerdub 24 tundi ja 10-12 tundi. No, jah, ma jätan ta tavaliselt sama päev, jätan ta käima ja ta käib siis ta keerutab siin järgmise tööpäeva hommikuni. Nii, sai ka valmis. Siia panigi siis sukse tükikese, et siin on natukene veel näha, aga üldiselt käega tunda ei ole, et see on siis nüüd valmis jälle püüdma ja tegusid tegema. See sai ka valmis, see on siis poolpidune rõngas, mis siin oli ise mäkerdatud tehtud, see on siis minu paigatatud. See siin on originaal. Väike tooni vahe on, aga andsid hästi. Ja tipurõngas ka on siin näha suumi sisse. See on ka vahetatud. Tipp-topp korras. Valmistame siis ette mõned poeridvad siin. Ehk siis kirveridad. Ehk siis nad on ikkagi nagu, kutsun neid poeritvadeks, et mina lihtsalt teen nad ümber, et panen neile nooguti. Kuidas siis tunnete ära poodides, noh, minu tehtud on kollase niidiga, ehk siis kollase alusega. Noogutab peale. Need on siin läbi aastate populaarsemad ridvad olnud, aga noh, nüüd kuna jääd on vähe olnud ja Pärnu mere peal pole üldse midagi ahvenaga toimunud, siis on need natukene soiku vajunud. Just nende ritvade tellimused. Aga noh, Peipsil, kui jää tuleb, siis toimetab sama hästi. Loodame, et see aasta tuleb korralik jää ja siis saab ka korralikke saake. Et ei tea jah, miks, kes eelmine aasta talve on teada, see aasta praegu prognoos näitab ikka siin vähemalt 2 nädalat siukest enam-vähem pakatsest, et ma pakun, et järgmine nädal on juba ametlikult juba siin teatud veekogud lahti, et täna on ka siuke 7 kraadi ja eile oli siin päev läbi 10-12, öösel oli siuke 16-17, et suhteliselt talve nagu juba. Ja noh, muidugi jah, täna saab natuke lund, et see lumi natukene võib selle asja ära rikkuda, et siis ei pruugi jää nii hästi pakseneda, kui ta võiks. Ja nii, et siis panen ta peale, vaatan, et ta oleks otse
ja ma tegin iga järgmisega. Täna teen 5 tükki ette, eks mul on neid tehtud ka, aga ja neid saab ka minu e-post tellida, et mingi vaadake www.kalastuskunn.ee /pood. Et seal on kõik minu valmistatud enamus tooteid üleval. Ja kui muidugi ei leia midagi, mis huvitaks, siis saab alati kirjutada, et suviseid käsitööritvasid seal ei ole, et need on kõik suksed personaalsed. Et annad mulle teada, mida sa täpselt tahad ja ma otsin sulle välja, teen sulle hinnapakkumise ja kui hind sobib, siis läheb valmistamiseks. Selline suveridva valmistamise aeg on siuke 3-4 nädalat, et oleneb, kas asjad on laos olemas ja saadavus ja nii edasi, et plangud asjad võivad olla, aga äkki seal on rõngaid saada või niimoodi nad asjad kipuvad minema. Mul on niisugused kallid asjad, siis neid ma nagu väga laos hoida ei saa ka ja kõik ridad on erinevad ja siis läheb see ladu väga meeletuks. Võib-olla kunagi tulevikus, et hakkan ise rõngaid asju siin vahendama müüma, eks see tulevik näitab. Paneme siis noogutid ka külge ja siis saab veel lepotada ja lähevad 24 tunniks kuivama kuivatusspinki. Eks see nii käib. Nii. Sätime ta veel otsaks ja järgmise. Nonii, kanname epot peale ja paneme kuivama.
mulliga välja. Ja lähevad kuivama.